Tere tulemast, kallid jäärad! Siin on teie oktoobrikuu esimese poole ülevaade. Tasakaal on põhiline väärtus teie jaoks oktoobrikuu esimesel poolel, ehk siis selleks, et teil oleks võimalik edasi liikuda praegusest nii-öelda võib-olla just kõige mittestabiilsemast seisust, on vaja leida tasakaal, olgu see siis töö ja kodu, oma mis iganes väärtushinnangute vahel või siis sisemine tasakaal oma väljendustes, oma mõtetes ja ehk ka oma nii-öelda tahtmistes või vajadustes. Osad asjad on need, mida me just nagu tahame, aga teised asjad on need, mida me vajame. Ehk siis siinkohal võiks jäärad mõelda selle peale, et mida mul tegelikult tarvis on, keda mul tegelikult tarvis on ja kas mul üldse on seda kõike tarvis. Asjad, mis on kujunenud tänaseks just nagu taagaks või siis häirivateks asjaoludeks, olukordadeks, inimesteks, peaksid nüüd see kuu saama selja taha jäetud. Hoolitsege oma tervise eest kindlasti ja vaadake enda ümber, kes teie ümber teie lähedastest või lähipiirkonnas asuvatest inimestest, kes saab teie elu mõjutada, ei ole teie vastu olnud aus. Keegi, kas soovib teie nii-öelda rahulolu või heaolu kõigutada oma mis iganes kavalate ennast silmas pidavate ehk siis egoistlike soovidega. Praegu on see hetk, kus peaks leidma selle õige nii-öelda jõu ja tahtmise edasi liikuda nendest inimestest, kes on juba varem kas siis alt vedanud, petnud, liiga teinud ja seda oma kasu eesmärkidel. Mis iganes see kasu on, ei pea olema tingimata majanduslik. Kui te olete seda juba teinud, siis teate, et te olete juba väga suure sammu teinud oma selle tasakaalu poole. Teie elus puudub täna õige seesmine tasakaal. Väliselt on just nagu kõik õiglane ja õige, kui seda erapooletult võtta, aga seesmine tasakaal ei ole teil kooskõlas välise tasakaaluga. Praegu on hea aeg jätta maha vanad kombed, vanad harjumused, mis on rohkem kahjuks kui kasuks ja vanad tutvused või inimesed, kes teevad liiga. Ja mitte süüdi tunda ennast olukorras, kus see teile liiga tegev inimene võib olla teie lähisugulane. Meil ei ole kohustust, selle kohustuse võtame me endale ise. Meil ei ole kohustust kellegi ees. Ja kui me võtame selle oma kanda, siis kannatajaks jääme ikkagi ainult meie, teades, millise käitumisviisiga inimest me enda lähedal hoiame. Aitäh ja olge hoitud!